No nii, tere, mina olen Tuudur ja täna olen sattunud tõelisesse džunglisse tegelikult. Inimesed, kus kujutate ette, sõbrad, vaadake, see on Anne linn. Kujutate kivilinnu, kivimaju, aga siin ei ole ühtegi maja. See video siis on sarjast Tartu obskuursused osa 3. Vaatame ringi natuke siin. Kes tahab teada, kus koht on, siis kui teate Maxima poodi Tartus, 2X-iga Maxima, ainuke vist ongi 2X-iga siin vist või? Kaldatee vist on see jah, et tulge siia Kaldatee juurde Maxima parklasse. Tõmmake metsa sisse ja näete niisuguse asju siin. Puhas metall, maa sisse, maaga kokku kasvab täitsa sümbioosis. Näete, vana laterna post. Noh, nõukaaegne selles mõttes siis. Pakuks 80 jälle siis noh. Ja siin puhas, see on üks esimesi Annelina maju tegelikult, mis hakati ehitama siia. Suured kortermajad, aga alguses mõeldi midagi palju hubasemat. See on nagu see Hobbiton, kääbika natukene. Oi, saate istuda ja näed, siin mingi trepi osa on siin natuke, annab sulle julgust juurde, et ei juhtu suga midagi ja muidugi praegu ei tule vihm läbi, nii et praegu on päris mõnus. Siuks kohta tuli alati meelde üks lause, mis ütles see Võsapets, ütles, et kurat, et siin on need prussakad on suuremad kui stepi kilpkonnad, ammustavad sääre luu poolest, kui purris peaga magama jääd. Aga ma arvan, et siin magada oleks päris mõnus tegelikult, kui vihma muidugi kallaks. Mis avastusi me siin teha saame, mida me siit leiame? Igasugused võib-olla vanu jäänukaid, vanu mingit prügi, ütleme nii-öelda prügi, mida enam ei kasutata, ehitusmaterjale, ehitusjääke, võib-olla ka looduslikult midagi ägedat. Nii et vaatame koos, mida me siit leiame. Ja nüüd jõudsime hoopis huvitava, tegelikult maha kukkunud, hartasid tormiga kuidagi läinud puu juurde. Ja siin on näha ka, et tegelikult siit alt tuleb välja igasuguseid, ma ei tea, kas siin on päris mingit betoonijääke või mis ei tundu inimtekkeline. Ma ei tea ka muidugi, aga näete, siin on veel kive ja asju. Et tundub, et siin on all midagi olnud ja hakkas kõik välja kakkuma ka. Aga mida kõitis tähelepanu, vana tellis. Et operaator on suur telliste fänn, aga igal juhul me arvasime, et see ei ole nagu päris nõukaaegne, et see võib olla vanemast ajast, täitsa vanast võib-olla mingid Eesti ajast ka. Aga samas tellises võib-olla kasutati ka nagu hiljem ka edasi, et võib-olla kõik ei läinud nagu raiskuga. Tal ei ole seda nagu tunnen, et on vana, ütleme niimoodi. Selle meile pilku kõitis esimesena. Paneme tagasi. Et mine sa tea, vaata, et fantaasia hakkab käima, äkki siin on isegi tassitud mingeid Tartu lammutamise mingeid asju ka. See võib olla jah, aga üldiselt see tõesti võib olla ka see, mis enne mainisid ka, et selle Annelinna ehitus prügila nii-öelda. Noh, mingid jäljed siin on selle koha pealt. Ja üks asi veel, mulle ehtis huvitav asja. Huvitav asja on palju muidugi, vaata, väiksed lapsed avastavad maailma, avastavad kohti. Näete, Tuudurile peaks see meeldima. Diisel, Alle Kokk. Vaadake pandimärki Eesti kroonides 50 senti said tagasi selle eest. Oli tõesti nii palju või? Oli küll vist, jah? 50 eeku said tagasi, jah, diisli 5,2 volli, diislipurk. Panen selle just tagasi ja selliseks nagu monument natuke tähistab ka mingisugust ajastut ka Eesti riigis ja ka Annelinnas. Ja veel üks avastus nii-öelda. Paljudele see on viimasel ajal ka mükoloogide hulgas leidnud kajastust, see on harilik karikseen. Mina olen seda mitu korda näinud, hakkasin kuulima, sain selle nii-öelda seene liigi teada. Söögis ja minu arust ei ole, aga ilus seen nii-öelda, mis köidab tähelepanu ja paljud on selle kohta küsinud ja pilte teinud, et mis huvitav seen see on. Harilik karikseen. Mis siin juhtunud on? Mingi linnu võitlus. Keegi on siin rahmeldanud või on mingi loomaga seiklus olnud, vot ei tea. Tundub, et see ehitusjääkide jutt on meil õige, nagu me praegu näeme. Ja jälle selline nii-öelda ehituseks kasutatav, tellis on raske selle kohta öelda, aga kas mingi vundamendi osa, see on kindlasti mingi nurk. Et mõtle, praegu oleks see võib-olla kellegi köögi aluseks, kus tehakse süüa. No see on ka ju. See ei ole looduslik ju. Ei usu. Võib-olla asfaltid ka muidugi, jah? Siin on veel, siin on igal pool neid metsa. Ja mõtle, kui see tegelikult ära võtta kõik siit veel, pealt taimestik, mis me siit veel leiaks? Püramiidid. Kas ma näen õigesti? Kas petavad mind minu silmad või teeb seda ainult minu naine? Nii, karu õlu on siin siis 7,5 volli. Näete, kui Aleksander näeb puhtam välja. Kas see on ka krooni ajast või?
Strong Beer, ei oli ka erinevad, 7,5 volli, aga ma ei näe seda maksumärki, okei. Või pandimärki tähendab. Igal ka sellist õllesid on olemas siin siis. Ma mäletan seda õlut küll tegelikult. Nüüd oli, mitmed oli neid karuõllesid ja see oli see Strong, siis kange siis. Üks oli 5, mäletan veel. Aga see 7,5 oli minu arust veits parem. Siin läheb natuke madalamaks, mingi vesine koht ka. Rajad on siin sees, et keegi on siin käinud, ma usun, et siin väga palju loomi on. Nad ei ole kuskile edasi minna. Pigem need metskitsed ja need on Tähtvere juures. Annelinat ma ei ole näinud küll. Normalja. Tegelikult ma ei tea. Huvitav visatud siukest kohta. Ja linnud ei too siukest asja siia ju. Mulle meenub nagu tagasi Oteretkel Tommiga. Juba selline maastik paistab ette, aga näed. Kui ma ei eksi, on see osi, aga ma ei tea, kas see on raudosi või mingi osi on ta kindlasti. Et see on kindel. Kurat, täpselt Oteretk tagasi, ma ütlen. No. Aga ei, tegelikult see on mõnus ja tore. Mingis mõttes, kui midagi huvitavad leiad ka. Nii, mingi avaram koht. Kased. Kuule, mingi purgid. Kuule, kasemahla on siit võetud huvitav või? Ühtegi auku pole sees või? Purgid oleks küll nagu... Täitsa uued purgid tunduvad ju, ha? Kuule, äkki keegi on kasemahlaga. Aga... Sa lihtsalt nii ei saa panna. Kuule, näed, ongi pandud vist. Augud puuritud, näed, ongi kasemahla võtu koht. Võtad purgid siia jäetud on, see on küll imelik. Ongi puurinud just nimelt, mitte nagu... Midagi tilkus. Oota. Ma saan siia või? Ei saa. Igal jah, näete, kasemahla kohad ka olemas. Täitsa huvitav. No aga seikleme edasi siis, mis seal ikka. Siit peaks joom minema. Plekist asi, kuule, siin on lõket tehtud või? Kuule, see on küll paha lugu, et niimoodi iga purk on 10 senti, kuule, et siuke värk on siin olnud siis. Aga... Mis kuradi vann, see on võetu risk. Ei tea, võt niimoodi ma ka täpselt tehnika asjadest kõikidest ei tea. Mingi kanku on see olnud, midagi auk sisse lõgutud. Grill äkki? Alla sööd ja lõkke, siis siia paned toidu, jah? Ei võib olla ju. Miks mitte ju? Vaata, Anneli on inimene väga nupumees. Ja näed, siin on tehtud mingi asi veel. Et ma ei tea, vana voodi mingi see või? Kus on kiik? Kiik või? No see on voodi kiik. Istud siia peale. Ja siis niimoodi kiigud või? Kui siia mingi pehmendus panna. Hinda pinki. Jah. Jalad saavad õhus olla küll, ega ei lähe katki, jah? Ütlen niimoodi ausalt. 3 võib-olla paneks selles mõttes, et sille tuge pole. Muidu ma oleks võib-olla 6 nagu ikka või 7. Tundub, et mingi huvitav koht on leitud vist või? See machete koht on siin, jah? Hops, oi, näed, urvad juba väljas. Veel võsa leisime, jah? No aga murrame läbi. Ma olen harjunud, väga ei ole, tuleb välja. Käna pole käinud vähemalt täna, et see on nagu hea, on ju. Pluss ohtlik oks oli siin. Nii, sinna edasi või? Vaata, äkki see on tuleb laugema. Okei, see on sul hea mõte, jah. Kuivand oks võib murda, see on okei. Elus oksjärge murdke kohe ära niimoodi puult. Tuleb haigus sisse muidu kiiremini. Kuule, saab täiesti džungliks ju. Kuule, sul on õigus, suvel siin olla on võimatu ju vist või? Jälle osjad on seal paistavad. Ma ei teagi. Kus? Lähme sinna, jah? Kus me saame sinna? Nii, lähme siit vahet läbi. Siit on hea. Päris Martin Müürsepal oleks raske, aga... No nii. Järges Panelka jupid, jah? Kus on päris suured siin on täitsa nagu korralik värk juba. Huvitav jah, ka siis... No jah, Prüilesse viidud jäeti siia need jupid kuidagi, jah? Aga unuse sõlma nad vajuvad.
ja mingi hetk, oi, mingi urg või? On trepi osa, jah? Kuule, see on väga lahe ju, Või noh, niivõrd lahe selles mõttes, et nagu oleks sattunud, tead kuhu või? Nii. See on kellegi urg. No ma mõtlesin, et urg, jah? Näe, sest see on... Rada läheb välja seal Turus, on loomarada, jah? Kus on mingi loom olla siin ju? Kes võib olla? Mäger, kobras. Ei võivad olla siuksed ju. Ei ole kodus vist. Vaata, nii saab aru, et toksid puud saad aru, kes mahad liiguvad, paned puu surema, paned mahad liikuma puul jälle. Oli mingisugune teadus, ei olnud või? Vahet üle, kasemaala lõhn on küll siin. Korra tundsin. Ma ei üldse kuse asja on. Ma olen kasemaala lõhn ikka. Siuke. Siin on mingi väike kraav või? Vaata, see on täitsa vesine ju. Kus me üle saame siit? Mis sa arvad? Mööda seda! Oi jah, okei. Nii, 2 õlli on sees. Nii, 1, 2, 3. Ma saan siit sealt, kui midagi juhtub. Siis oli tore, YouTube oli lahe. Aitäh sõbrad, kes vaatasid. Nii, oota. Saan seda jalga paika, ma pean niimoodi. Nüüd ma lähen. Ma teise jalaga ees minema, ma parem jalga ees minema. Mul on nagu see kindlam jalg. Nii on palju parem. Ja, nüüd ma tunnen ennast kindlalt juba. See oli suht lihtne tegelikult. Tunne enda jalgu ikka. Kuidas ennast paremini tunned? Aga operaator peab ka saama üleselt muidugi, noh. Nüüd on sinu kord. Kui teine kord tulla, aga suvel tõesti see ei maksa vist väga ronida, jah. Noh, kes tahab, see võib ikka, jah, aga... mingi kõrm koht, vaatame sealt äkki, me saame parem vaate ka. Mis siin toimub? Tundub kuidagi mingi tehislik värk. Võib-olla on mingeid kruusa või liivu üle jäänud, kuhjatud siia. Vaata, näed, naet kasvab ka siin, neit. On see naet? On ikka või? Mis ta muu ikka on? Aga kellegi mantel või? Jope või? Mina ei hakka seda puutuma, aga... Vaata, kuitavas kohta on lõkke tehtud nagu. Kas need puud olid ennem siin peal või tahetigi neid läbi põletada või? Tundub kuidagi veits kahtlane, on ju, ei ole või? Aga võib-olla selline elu siin džunglis on. Annel on džunglis, nii öelda. Ja näete, järgmine onn, mida ka ennem tähele ei pand. Ja see on tool või? Tundub tooli moodi. Seda ma kasvatama ei saa hakata kahjuks. See on selline, noh, selline self-made WC saaks sellest teha, vaata, aja. Siin on igat asja sa katsuda ka, mingid teravad roosses asjad. See on tool, paneme seda tooli siia, tegelikult paneme ta siia, et seda on nagu eemalt eest. Aga see esimene oli parem muidugi. Kes teab, kes ehitas need, nii et siis ma annan hinnangu, esimene oli parem, mis me nägime. Aga jah, see on huvitav kõrgem koht siuke. Madalas kohas kõrgem koht, see on nagu see linnupesa üleval see vist, vaata. Tundub, siis kaameras ei võta, võib-olla hästi inimesi võtab paremini mingit kohti. Et kõige madalama koha kõige kõrgem mägi või noh, niimoodi vaata. Ja tegelikult siit, kui kesklinna minna, päris kesklinna, ma arvan, see on kuskil veerand tundi või, kõndida. Ja Annelinna nii-öelda süda või Annelinn on kohe siin samas. Ja põhimõtteliselt on 100 meetrit, sa oled suurte majade vahel. Ja järsk on selline džungel. Uskumatu, aga samas huvitav. Teil õllega. Ja tegelikult nagu te vaata võib-olla kuulete ka, natuke on siukest võib-olla maanteemüra kuulda, üldsel maantees on kaldatee, peaksid ilusti mööda minema. Aga ilus een, siuke kõrgem koht, kus tegelikult see ülevaade sellele kuningriigile nii-öelda on ilusti näha. Ja siit jalus on täitsa mõistlik ja mõnus. et väga huvitav rada tõesti. Siia see vist lõpeb, ei, siit lõpeb edasi, aga igal juhul jah. Ja jälle madalamad kohad seal ja Annelinn siis oma hiilguses paistab meile tegelikult sealt ilusti kätte ka mingi hetk ka. See asja onn või? On ju? Sissekäik on seal. Ma hakka sisse ronima, aga võime siit korra. Ta on nii kinni kasvanud või? See on onn olnud, raudselt, näete. Pehme muld, isegi seinad on pandud siia, et kokku ei variseks. Aga sissekäik oli siin arvatavasti, et isegi katuse hoidmise jaoks ja see on hoidnud isegi okeilt. Voitkad,
Need on välja tulnud. Keegi muu metsavend. Ma ei hakka siin laamendama, et äkki siin, aga tõesti on. Me kaasime ise väiksena siukse asju ka Ülenumes muidugi. Mis loomad need on? Need on mingid Annelile metsloomad. Vaat ei tea. Aga siukse onni leidmine, aga ma arvan, et nüüd me lähemegi päris linna välja, tsivilisatsiooni tagasi. Kuskilt siit teed kaudu ja vaatame, kuidas me siia välja jõuame. Kobras. Castor fiiber ladina keeles. Ei väsi üllatamast operaatori terav silm. Isegi kassetimängija metsalt leitakse ülesse. Kas see ka töötab? Vajuta play. Tundub, et ei. Riimi läks. Ei kaja. Pole kodus. No nii, aga selline video täna siis sai. Kindlasti me veel suurst kohti avastame, aga senikaua hoidke käred kõvad ja olgu ikkagi humal teiega. Tšau! Jah, mul ei ole kahvagi öelda.